Tere! Me jätkame oma virtuaalset rännakut Süürias ja eelmine kord me jõudsime moslemite juurde. Veelgi täpsemalt sunniitide juurde, nagu meil juttu oli, siis sunniidid on kõige suurem uskkond või religioon Süürias. On olemas seal ka terve hulk erinevaid šiiite, aga nendest šiiitist räägime hiljem. Järgmine kord sunniitidest. Me eelmine kord alustasime sunniitidega ja ma mainisin, et seal on, et sunniidid ei ole väga ühtsed, nad ei moodusta niisugust ühtset korpust, ühtset kogukonda Süürias. Vaid alustasime juba sellega, et seal on kaks arvestatava suurusega erinevat juriidilist koolkonda. Nii et paljud süürlased, tavalised Süüria moslemid mingi probleemi, mingi praktilise juriidilise probleemi lahendamisel peavad ise otsustama, kumma koolkonna juristide juurde nad lähevad. Aga see juriidiline probleem, juriidiliste erirühmade olemasolu on võib-olla üks väiksemaid probleeme sealse sunniitide kogukonna fragmenteerumisel. Palju olulisem on see, et seal on erinevast rahvusest sunniite ja need eri rahvusest sunniidid hoiduvad moodustavad omaette sunniitlikke kogukondi ja alati nad sugugi ei saa üksteisega hästi läbi. Kõigepealt juba see, et araabiakeelses, seal on kõige suurem on loomulikult araabiakeelne sunniitide kogukond, aga isegi see araabiakeelne ei ole ühtne. Seal on terve hulk on igasuguseid pagulasi ja läbi sajandite on sinna jõudnud erinevaid pagulasi, nagu albaanlasi ja bosnialasi ja pärslasi ja kõiki, kes niisuguse väikseid gruppe, kes on arabiseerunud, on üle võtnud araabia keele, aga siiski jätnud endale mingisuguse pärsia või albaania või Bosnia identiteedi. Teiseks on seal viimaste aastakümnete jooksul, ütleme 1948. aastast peale saabunud terve hulk Palestiina araabia põgenikke ja viimastel aastakümnetel ka Iraagi araabia põgenikke, kes samuti rõhutavad seda, et neil on oma identiteet, et nemad ei ole Süüria araablased, kuigi nad on araablased, aga siiski ja sunniidid, aga püüavad siiski omaenda identiteeti säilitada. Võib-olla veelgi suuremaks fragmenteerumise jõuks või teguriks Süürias on see, et seal on päris mitmeid rahvakilde, kes ei ole arabiseerunud, vaid on säilitanud oma rahvusliku identiteedi, oma emakeele ja mõned neist lausa tänapäeval võitlevad relvi käes oma identiteedi eest. Kõige olulisemaks grupiks, niisuguseks grupiks sunniitlike süürlaste hulgas on kurdid. Kurdid, see rahvas või rahvus, keda peetakse maailma kas kõige suuremaks või üheks suurimaks ilma iseseisva riigita rahvaks. Neid on hinnanguliselt maailmas kuskil 30 kuni 45 miljonit. Nad on jaotunud Iraani, Iraagi, Süüria, põhiliselt Iraani, Iraagi, Süüria ja Türgi vahel. Tõsi, neid on ka mujal, neid on Armeenias näiteks olemas. Mina oma elus esimese kurdiga kohtusingi kunagi 70 aastatel Jerevani lennuväljal. Siis ma olin kuulnud, et kurdid on olemas, aga ega ma rohkem tol ajal kurdidest ei teadnud midagi. Kurdid on seal araablaste
ja türklaste maailmas nad juba selle poolest eristuvad, et nad on indoeurooplased. Kurdi keel on, ta kuulub samasse allperekonda kui Iraani keeledki, India ja Iraani keeled. Nad on indoeurooplased türklaste või araablaste maal. Iraanis nad muidugi ei ole niimoodi selles mõttes erinevad, sest ka enamus iraanlasi, mitte kõik iraanlased, aga enamus iraanlasi räägib samuti Indo-Euroopa keelt. Kui nüüd Indo-Euroopa keelte peale läks, siis küllap te vast võib-olla märkasite juba täna meedias, et suri ära üks maailma juhtivaid Indo-Euroopa filolooge Jaan Puhvel, eestlane. Ma mäletan kunagi üks tuttav humanitaarteadlane hoopis teisest maailma nurgast teadis rääkida, et kõik maailma suurimad Indo-Euroopa keeleteadlased on üks eestlane, üks ungarlane, üks juut. Ükski neist ei ole. See oli aastakümneid tagasi juba, kui ta niimoodi väitis. Kas see on täiesti faktiliselt õige, aga eks ta viitab millegi poole, et mitte Indo-Eurooplased. Vähemalt 2 ungarlast. No ja, küllap neid juute on ka rohkemgi, aga see oli lihtsalt niisugune, mitte faktiline väide, vaid ütleme, niisugune vihje sellele, kuidas asjad võib-olla isemoodi võivad olla. Nii, kurdid Süürias. Neid on kuskil jällegi hinnanguliselt on arvatud, et võib-olla, et kuskil umbes 10%, 9 või 10% Süüria elanikest. See tähendab, et midagi 2 miljoni ümber, sest ametlik Süüria elanikkond on 23 miljonit. Aga see on hinnang, sest praegu on sõdade ajal liigutakse, ühest küljest minnakse ära, teisest küljest Iraagis on mõnikord olnud veelgi hullem, sealt on juurde tulnud kurte ja Türgist muidugi on kogu aeg on tulnud kurte juurde. Kus kohast kurtide maa on? Kurdide maa. Kurdide maa on, kus nad tahaksid oma riiki. Ma leidsin siin ühe suhteliselt näitliku kaarti. See on kurdide asuala, nagu te näete siin Põhja-Süürias ja üsna suur osa Türgist ja siis Põhja-Iraak ja Lääne-Iraan on need põhialad. Seda võiks öelda, et kõik see kollase värviga siin on Kurdistan, kurdide maa. Ja näete, siin on väike tükk on Jerevani lähedal ka, nii et see minu tuttav kurd 77. aastal oli oma kurdide maal Kurdistanist tegelikult pärit. Eelmise sajandi alguses kurdide hulk oli märgatavalt väiksem Süüria aladel, aga läbi terve 20. sajandi on Türgi võimud, õigemini alates noortürklaste võimuletulekust on Türgi võimud püüdnud kurdidele tõestada, et nad ei olegi kurdid, vaid et nad on tegelikult türklased ja et nad tahaksid rääkida hirmsasti, tahaksid endale emakeeleks võtta türgi keele ja võiksid selle kurdi keele üldse ära unustada. See tähendab, et see kurdidele on pandud üsna ränk koorem, et nad muutuksid türklasteks ja Türgi võimud on erinevatel aegadel kasutanud erinevaid meetodeid selle oma eesmärgi saavutamiseks ja see on sundinud üpris suurt hulka kurde immigreeruma Süüriasse. Meil on vist põgusalt ka juttu olnud sellest, et see kirdenurk siin, see oli 2 sõja vahel oli Prantsuse mandaadi ajal oli niisugune suhteliselt kristlik piirkond,
seal oli terve hulk väikseid linnu ja suuri külasid, kus domineerisid kristlased, Süüria kristlased või Assüüria kristlased ja Armeenia kristlased, kes tõsi olid ka suures osas põgenikud, aga nemad olid põgenikud enne kui kurdidest said põgenikud. Tõsi, kui me Türgi juurde jõuame, siis me vaatame seda võib-olla natuke lähemalt, aga need samad kurdid, kes nüüd eelmise sajandi teisel poolel põgenikeks aitasid selle sajandi esimesel poolel tublisti kaasa, et nii armeenlased kui ka süürlased põgeneksid Türgist. Nii et suur osa tänapäeva Süüria kurdidest on, kas nad ise või nende lähemad esivanemad on olnud pagulased Türgist. Kurdid on väga suures osas on samuti sunniidi moslemid, kuigi kurdide hulgas on ka näiteks jesiide ja zoroastrialasi ja veel mõningaid niisuguseid väga vähe tuntud usundite esindajaid, aga ma arvan, et kui me Iraaki jõuame, siis me vaatame neid mitte-moslemitest kurde lähemalt. Selles vanas Kurdistanis, eriti siin Iraagi osas oli veel, jälle sellest pikemalt siis, kui me sinna jõuame, aga kuna nüüd Kurdistanist on juttu tulnud, siis ma ei saa mainimata jätta, et seal oli isemoodi juudi kogukond. Väga vana juudi kogukond oli Bagdadis ja mujal Iraagis, aga siin Iraagi põhjaosas Kurdistanis olid Kurdistani juudid, kelle kuni lõpuni, kuni sealt lahkumiseni pärast esimest maailmasõda, siis kui see juutide suur väljaajamine oli islami maadest, siis nad ka lahkusid sealt, enamus neist. Kuni selle ajani ei olnud nende sealsete juutide emakeeleks mitte kurdi keel ega mitte araabia keel ega mitte heebrea keel, vaid nende jaoks oli nende esimeseks keeleks oli arami keel. See vana arami keel, mida juudkond rääkis Jeesuse ajal, aga eriti just see dialekt, mida rääkis esimesel aastatuhandel ja veidi hiljem ka kogu Iraagi või suurem osa Iraagi juudkonnast. See arami keel, milles on kirjutatud suur osa Paabeli Talmudist. Nii et minu teabe kohaselt on veel praegugi Iisraelis üksikuid üsna vanu kurdi juute, kelle esimene keel, vähemalt noorpõlves, oli arami keel ja kes on just see ida-arami dialekt, mis oli tegelikult just Talmudi arami keel. Nii, aga see oli niisugune kõrvalpõige. Kui me Iraagi juurde jõuame, siis ma loodan rääkida neist natukene rohkem. Siis pärast kurde tuleks nimetada teist üsna suurt rahvusgruppi Süürias, need on türklased. Türklased, kellest enamus, kelle esivanemad enamuses jõudsid Süüria aladele siis, kui Süüria oli Osmani impeeriumi osa või nagu ma siin eelmine kord viitasin, kui seal oli see Osmanite kolonisatsioon. 400-aastane kolonisatsioon, Osmanite kolonisatsioon, siis sattus Süüria provintsidesse, Osmanite impeerium ise soodustas türklaste tulekut, ümberasumist, aga ka paljud ametnikud, politseinikud ja teised ametnikud olid türklased. Ja eriti 19. sajandil, 20. sajandi alguses tuli veel üsna suur hulk Türgi põgenikke. Kust need Türgi põgenikud tulid? Nad tulid eelkõige Balkani aladelt. Balkani aladelt, kus Balkani slaavlased
ja ilmselt mingil määral ka rumeenlased, üldse Balkani rahvad, kes olid Osmanite impeeriumi osaks või mõjusfääris, kus algas see rahvuslik võitlus Osmanite impeeriumi vastu, sealsed türklased tulid põgenikena, neid tuli igale poole muidugi Osmani impeeriumis, aga ka märkimisväärne hulk Süüriasse. Kui me Türgi juurde jõuame, siis meil tuleb sellest juttu, kuidas need paljudes, eriti Ida-Türgi linnades ja külades, need Balkanilt tulnud põgenikud, keda kristlased olid seal välja ajanud, need põgenikud omakorda ajasid välja küladest ja linnadest kristlastest armeenlased. Nad mängisid märkimisväärset rolli tegelikult Armeenia genotsiidiga seoses. Türklastega, enamus türklasi on samuti sunniidid, kui seal on ka väikseid sekte türklastest, šiite ja võib-olla teisigi veel. Türklaste olukord kuni prantslaste tulekuni, kuni Süüria oli osa Osmani impeeriumist, oli suurepärane olukord ja nii kui prantslased tulid, nii nende õnn paraku jättis neid maha ja nad on sellest nüüd juba üle 100 aasta, nad on niisuguses allasurutud seisundis olnud Süürias, näiteks siin Baathi valitsemise ajal, eelkõige just perekond al-Assadi valitsemise ajal, igasugune Türgi keelne kultuuritegevus, haridustegevus, kirjastustegevus, kõik olid Süürias keelatud. Türklastega seoses tuleks nimetada veel ühte isemoodi türgikeelset rahvusgruppi Süürias, kes on tegelikult ilmselt pärit Indiast. Need on araabiakeelsed terminid, mida kasutatakse rahvusgruppi, see on niisugune nagu eesti keeles mustlased on vähemalt mõned inimesed väidavad, et see on niisugune negatiivse tähendusega, kuigi minu jaoks ta pole kunagi seda olnud. Aga navaarid, see on araabiakeelne nimetus neile. Kui me olime Terra Sanctal, siis oli meil juttu doomidest, dom ja domari keelest. Mäletate, ma rääkisin seda, et Jeruusalemma idapoolse värava juures on üks tänav, kus väidetavalt, mis on nende doomide tänav Jeruusalemmas, kuigi ma olen seal tänaval käinud, midagi erilist ma ei märganud. Nad olid võib-olla lõunavahele läinud, siis ei olnud. Aga nad on tegelikult meie mustlaste või nagu tänapäeval helistatakse öelda, meie roomide sugulased. See domari keel, mida paljud räägivad, ta ei ole mustlaskeel. See, millega on näiteks ariste, mida kunagi juures, aga ta on tähelepandavalt selle keele sugulaskeel. See tähendab, et nad on ka Indiast kunagi pärit, aga nende keel on natuke teistmoodi. Aga need navarid, mitte kõik, aga vähemalt märkimisväärne osa Süürias on üle läinud türgi keelele. Seal on ka araabiakeelseid. Miks türgi keelele? See on ilmselt umbes nii nagu märkimisväärne osa tänapäeva Eesti või vähemalt siis, kui mina noor olin ja Eesti mustlastega rohkem kokku puutusin, nad oskasid vene keelt Eestis elades. Tõsi, ma olen ka eestikeelseid mustlasi kohanud, aga need on hoopis eraldi lood. Nii et see ilmselt nemad on ka türgi keelele siis läinud, kui Süüria oli osa Osmani impeeriumist. Nii et nagu te näete, see Osmani impeeriumi jälg on üsna märgatav, selgesti märgatav siiamaani terves Süüria ühiskonnas. Prantsuskeelset jälge ilmselt nii kergesti ei ole leida ja märgata. Niimoodi.
Neid Navari rahva esindajaid on jällegi isegi siis, kui tehti rahvaloendusi vanasti, isegi siis ilmselt sai ainult hinnangutega piirduda. Ma olen leidnud erinevaid hinnanguid nende arvule. Üks hinnangud on kusagil 100 000 ja 500 000 vahel. Teine hinnang on natukene konkreetsem, 250 000 ja 300 000 vahel. Ilmselt kuskile see sinna jääb. Niimoodi. Nende Navaride hulgas, nii nagu Eestis ja siinkandi mustlased, on väga religioossed alati olnud. Ma tean isegi nõukogude ajal need Eestis liikunud mustlased püüdsid, kui neile jäi luterlik kirik ette, siis nad võimaluse korral lasid oma lapsed seal ära ristida. Kas need samad lapsed ristiti ka teistes kirikutes? Seda ma ei tea. Igaks juhuks tuleb lasta võib-olla tõepoolest, on võimalik mõte, et igaks juhuks igas kirikus, sest mine sa tea. Aga ei, mustlased on olnud väga religioossed ja ka need Navarid Süürias on, enamus neist on sunnid, aga osa on ka šiviite ja osa on alaavisid ja osa on ka kristlasi seal või ühesõnaga seotud kristliku kirikuga. Nii, peale kurdide ja peale araablaste, peale kurdide, peale türgikeelsete inimeste on Süürias olemas veel üsna suur hulk tšerkesse. Tšerkessidest oli meil natukene juttu Terra Sancta puhul, aga seal see tšerkesside hulk see on väike, seal on mõned üksikud tšerkesside külad, 4 kuni 5 000 hinnanguliselt. Tšerkesse on Süürias rohkem, jällegi hinnanguliselt kuskil umbes 100 000. Meil oli Terra Sancta puhul ka juttu, kuidas nad sinna Terra Sanctale sattusid. Siin samamoodi Süüria puhul võib küsida, et kuidas tšerkessid, kelle kunagine maa oli, et see Musta mere ja Kaspia mere vahel kogu see suur territoorium oli enne seda, kui see nende põhjanaabrite poolt ära vallutati ja koloniseeriti. See oli üsna suur territoorium. Aga tšerkessid Süüriasse ja mujale Lähis-Itta ja Türki ja just nimelt sattusid siis, kui toimus nende maa vallutamine. Viimastel aastakümnetel, ma ei ole tähele pannud, et seda varem oleks eriti rõhutatud, aga viimastel aastakümnetel ma olen küll tähele pannud, et siiski rõhutatakse tšerkesside genotsiidi 19. sajandi teisel poolel ja on väidetud, et selle genotsiidi käigus sai surma umbes 1 miljon või 1,5 miljonit tšerkessi. Osa langes, osa tapeti ära, osa suri ära põgenikena, sest neid põgenikke tuli väga palju Tšerkessiast Türgi suunas eriti ja tol ajal, ega tänapäevalgi ei ole kuskil põgenike elu mingisugune lust, aga tol ajal oli see veelgi viletsam, see tähendab, et igasuguste nälja ja haiguse ja muude hädade kätte suri ka hinnanguliselt pool, lisaks sellel 1 miljonile või 1,5, kes olid surma saanud, veel umbes 500 000 tšerkessi lahkus siit elust. Et kuskil umbes 100 000 on neid praegu Süürias. Jällegi, kui me kunagi Türgi juurde jõuame, siis hinnanguliselt on neid Türgis 2 kuni 3 miljonit. Vene Föderatsioonis on neid natukene üle 700 000, nii et enamus tšerkesse, nii nagu enamus armeenlasi elavad väljaspool ja enamus juute elab väljaspool oma ajaloolist ala. Ja lõpuks ei ole tšerkessid ainsad Kaukaasia rahvad, kelle poegi ja tütreid on Süürias, vaid Süürias on ka kuskil jällegi hinnanguliselt 10 000 kuni 35 000 sunniitidest tšetšeeni, kes on sinna ka viimase 100 aasta jooksul
viimase 100 aasta jooksul sattunud. See oli siis lühikene ülevaade nendest erinevatest sunniitlikest rahvustest, mis muudab selle sunniitide pildi üsna kirjuks Süürias. Aga Süüria sunniitlust, nii nagu tegelikult sunniitlust mitmeski teises Lähis-Ida maas, fragmenteerib väga tugevalt teoloogilised motiivid. Teoloogilised motiivid. Meil on nendest teoloogilistest sunniitluse lõhestamise põhjustest juttu olnud ka veidi Marokoga seoses ja vist mööda minnes ka Liibanonis, aga meil tuleb veel Egiptuse ja eriti Saudi Araabia juures tuleb veel nendest üsna palju rääkida. Need on kaks niisugust sunniitluse vormi, mis on väga kaugel teineteisest. Need on sufism ja salafism. Põhimõtteliselt, ütleme neid dimensioone, neid tegureid, seda jaotumist silmas pidades võiks Süüria sunniitlikku kogukonda kujutada niisuguse spektrina. Ühes otsas on sufism või ütleme äärmuslik sufism ja teises osas on salafism või äärmuslik salafism. Need on niisugused, just kaks poolust, mis hästi koos ei taha eksisteerida. Meil oli Maroko puhul juttu sellest, et Maroko sunniitlus on väga sufistlik. Seal on ikka väga suur enamus sunniitlikke moslemeid on mõjutatud või osalevad vähemalt nii-öelda rahvalikust sufismist, pühakute kultusest, surnud šeikide haudadel käimisest. Kui ikka mingi suur probleem on, siis tuleb minna kunagi elanud kuulsa šeigi hauale ja sealt ikka leiab abi. Kui me läheme, ja seetõttu see spekter on ühtepidi viltu. Kui me jõuame ükskord Saudi Araabiasse, siis see spekter on täiesti teistpidi viltu, sest seal on praktiliselt võimatu leida sufisid, aga samal ajal on seal praktiliselt võimatu leida moslemeid, kes rohkem või vähem ei oleks salafistid. Niimoodi. Sufism on olnud Süürias üsna levinud väga pikka aega. Ta on üsna populaarne olnud läbi paljude sajandite. Tõsi, viimastel sajanditel on tema kaalukus mõnevõrra langenud. Seal on mitmeid tegureid. Ühest küljest on tuuakse välja, et niisugune haridus ja valgustuslik mõtlemine on ju ka araabiaste juurde jõudnud, sunnimoslemite juurde jõudnud ja seetõttu väidetavalt on sufismi mõju mõnevõrra, märgatavalt igatahes tagasi tõmbunud, kuigi sufism ei ole kadunud Süüriast. Sugugi mitte, aga ta ei ole nii massiline, kui ta vanasti oli. Teised on 20. sajandil. Juba 19. sajandi päris lõpust, aga 20. sajandil eriti on Süürias, nii nagu paljudes teisteski Araabia maadest, kuigi mitte kõikjal ühtemoodi. Süürias üsna mõjukaks saanud niisugune Araabia rahvuslik mõtlemine. Araabia rahvuslik mõtlemine, mida võiks nimetada Araabia natsionalismiks, mis ka ütleme, eelkõige ta on niisugune sekulaarne ideoloogia ja ma tuletan meelde, et Süürias kaua aega valitsenud Süüria partei oli just nimelt niisugune Araabia natsionalistlik, Araabia rahvuslik, sotsialistliku kallakuga veel selle juures. Nii et need niisugused Araabia rahvuslik ideoloogia ei ole ka just väga sufismi-meelne olnud. Sufism iseenesest, aeg-ajalt on meil juttu olnud, ma natuke võib-olla kordan siin, sufismi võib vaadata kui niisugust
vähemalt 3 kihilist nähtust. Selles ühte kihti võiks nimetada, mis on niisugune väga filosoofiline sufism, omamoodi islami filosoofiaga, mis erineb märgatavalt suurest osast muust islami filosoofiast ja teoloogiast ja selle kohta on eestlastel vähemalt väga hästi läinud, sellepärast et selle filosoofilise sufismi tipptegijaks, kõige no ütleme, üks kõrgemalt hinnatud sufistlik filosoof oli Ibn Arabi, Andaluusiast pärit filosoof, müstik, sufi, vähemalt tema tähendab, meil eesti keeles on olemas terve raamatu täis tema töid, mis on tõlgitud professor Kalle Kasemaa poolt ja mõned aastad tagasi ilmunud Ibn Arabi tööde kogumik, üks sufistliku filosoofia tööde kogumik koos professor Kalle Kasemaa põhjaliku saatesõnaga nagu tavaliselt. See on niisugune, Ibn Arabi on selle filosoofilise suuna esindaja, niisugune keskmine praktiseeriv, ennast sufistiks pidav. Ibn Arabi on tegelikult jälje jätnud ka mitte ainult Süüria virtuaalses religioosses maailmavaatelises pildis, vaid ka füüsilises. See on Ibn Arabi haud Damaskuses. Ibn Arabi, kes suure osa oma elust ta reisis siia ja sinna islamimaades, sunni islamimaades just, ja lõpuks ta suri Damaskuses. See on tema haud, hauamärk või hauarajatis, mis on väga oluline palverännaku koht ka paljudele moslemitele. Selline praktiseeriv sufi, kes võib-olla ei pruugi alati filosoofilistesse sügavustesse või filosoofilisse taevasse tõusta, aga kes praktiseerib sufismi, et saavutada vähemalt lähedus Jumalaga. Seal on sufismi praktikas on ka mitu astet. See on ühest küljest, see on individuaalne rännak sufile, aga seal on ka kollektiivseid ettevõtmisi. Enamus sufisid on ju jaotunud vennaskondadesse või mõnikord kasutatakse eesti keeles ka sõna ordud, aga see on natukene eksitav, sellepärast et ta erineb ikkagi meie ettekujutusest, ütleme, õhtumaa munga ordudest. Kuigi mingi sarnasus on seal ka vast olemas võib-olla. Üks olulisemaid vennaskonna ettevõtmisi, sufistlikke ettevõtmisi on araabiakeelse sõnaga väljendatud thikr. See thikr, see on vennaskond, tuleb kokku ja hakkab meenutama Jumalat. See on Jumala meelde tuletamine, Allahi, Allah on the God araabia keeles, Allahi meenutamine, Allahi nimede meenutamine. Allahil on väga olulised nimed islami mõttemaailmas olemas. Allahi omaduste meenutamine ja palvetamine ja see niisugune koos tegutsemine, see kannab nime thikr, meenutamine. Mul on siin kaks videot, ma loodan, et mul õnnestub käivitada need. Nii, see on üks, see ei ole see õige, kuidas see? See on reklaam ja jätta vahele. See on Süürias thikr.
nii see link on siin olemas slaidide hulgas, et kes taha võib ise sellega seda vaadata. See ei ole päris hea näide, ta on hea näide sellepärast, et ta on üsna niimoodi tüüpiline selge. Ta ei ole päris hea näide, ta on Süüriast, nagu te siin loete, ta on Süüriast pärit, aga see on kunstiliselt pisut ettevalmistatud. Nii nagu Marokos puhul oli meil juttu, et sealne sufism on leidnud, mitte kogu sufism, aga mingi osa sufismist on leidnud võimaluse teenida oma sufistlike ettevõtmistega, turistidele seda muusikat esitada ja nii edasi. Niisugune sama tendents, ma ei oska nüüd öelda, kuidas ta kodusõja on üle elanud, aga enne kodusõda, siin ei ole, aastat ei ole juures, enne kodusõda tekkis ka suuremates Süüria linnades niisugusi sufide koore. Ma ei saa öelda, et nad ei oleks sufid olnud, kindlasti nad sufid olid, ma oletan. Aga nad kasutasid oma sufi oskuseid selleks, et nad ise või keegi teine müüs turistidele pileteid, et neid näha. See on niisugune, see videoklipp on ettevalmistatud ja kujutatud niisugune esinemine. Aga ma toon ühe teise näite veel, mis minu teada ei ole. See on nii, see peaks olema teine klipp, mis ei ole niimoodi kunstiliselt kujundatud, mis on päris. See on ka Süüriast pärit sufide kogunemine, sufide üritus. Seda saab vist siit. Nii. Kas on parem vaadata nii? Siin esineb ka tantsimise elemente. Nii, see on siis niisugune, ütleme, kui on minu jaoks on filosoofiline nagu kõige kõrgem. On parem? Ei ole. No nii, et siin on 2 klippi, eks, et see on nagu, see niisugune professionaalsete sufide aste, aga siis võib rääkida 3. sufismi kihist, mida võiks nimetada rahvalikuks kihiks, kus on see, kus käiakse just nimelt kunagiste sufi šeikide haudadel. Kui häda käes on, siis saab sealt ikka abi, vähemalt nii usutakse. Ja mitte ainult šeikide, vaid igasuguste muude pühade inimeste haudadel abi otsimas. Ja ma siin varem olen juba maininud ühte Šoti rännumeest, William Dalrympli, kui te mäletate, siis oli juttu sellest, kuidas ta sattus ühte kristlikku ida-ortodoksesse kloostrisse Süürias ja enamus abivajajaid selle imettegeva Jumalaema ikooni ees olid tegelikult moslemitest abielupaarid, kes ei olnud lapsi saanud ja kes tulid sealt abi paluma ja siis selle kloostri abtist seletas, et kui küsiti, et kas see aitab ka siis neid moslemeid või? Kui nad tulevad ja siis ta ütles, et näete, seal väljas on meil suur lambakari. Iga kord, kui neil sünnib laps, siis nad ohverdavad meile vähemalt ühe lamba. Ja kloostril oli väga suur lambakari igatahes.
nii see šotlasest rändur seda kirjeldas, aga tal on ka teine näide, ta päris Põhja-Süürias, seal, kus on need varemete linnad, seal sattus kohalikud saatsid, soovitasid minna, et mine sinna ühe mausoleumi juurde, seal on ühe sufi pühaku, kelle nimi on Nebi Uri mausoleum. See on väga imettegev ja väga oluline, väga paljud inimesed saavad sealt abi Nebi Uri juurest ja siis see on ka kunagine sufi šeik. Ja siis ta otsiski selle üles, selle mausoleumi. Siin on ka pilt sellest, selle mausoleumi otsis üles ja seal oli üks vana sufi šeik, kes hooldas seda matusepaika ja seda pühamut. Ja siis ta hakkas rääkima selle šeigiga seal ja siis see šeik tunnistas, et tegelikult see ei ole sufi šeik, kes sinna maetud on, vaid see on see, kes sinna maetud on Uurija. Et see on ju teie piiblis, Vanas Testamendis ja meie Koraanis on ta ka püha tegelane. Et see oli see prohvet Uurija, kes oli ühtlasi ka hetiid. No jah, Koraanis tegelikult Uurijat ei ole olemas. See Nebi Uri, nagu ma ütlesin, see sufi nimi, mida ümbruskonna rahvas on tegelikult see nabi, prohvet Uri. Piiblis on 2 erinevat Uurijat. Üks on hetiid Uurija, no kes on elav etteheide kuningas Taavetile tegelikult, kelle naise kuningas Taavet üle lõi. Aga teine on seal korraks mainitakse prohvet Uurijat, see on prohvet Jeremiia ajal. Prohvet Jeremiia mainib Uurijat kui õiget prohvetit, kes kuulutas umbes samamoodi nagu Jeremiia ise, aga kelle juuda kuningas lasi ära tappa selle puhul. Nii et see rahvas arvab, et see on šeik Nabi Uri haud. See šeik, kes seal ise elab ja hooldab sellest, ütleb, et ei, see on see Vana Testamendi tegelane, kes oli hetiid ja prohvet üheaegselt. Ja kes ekslikult arvab, et see on ka Koraani tegelane. Koraanis seda ei ole. Ja see autor, kes seal rändas, William Dalrymple, on tegelikult, ta on ülikooli lõpetanud hilisantiigi ja vara Bütsantsi kunstiajaloo alal. Ja tema ütleb, et tegelikult see on see Bütsantsi-aegne haua monument või mausoleum, nii et sinna, siit võiks näha seda, kuidas see vara Bütsantsi ajal maeti keegi kohalik ülik ilmselt ja aja jooksul muutus ta nii-öelda haritud, jutumärkides haritud sufide jaoks Vana Testamendi hetiid prohvet Uurijaks ja rahva jaoks muutus ta hoopis šeik Nabi Uriks. Nii et Süürias on tegelikult väga palju haudasid, näiteks Damaskuse ümbruses on terve hulk haudasid, mille kohta kohalik rahvast võib rääkida, et need on kõik need Vana Testamendi tegelased. Vana Testamendi tegelased, kelle hauad seal on, ilmselt kriitiline ajalooteadus lihtsalt raputaks pead selle peale. Aga see on kohalike inimeste jaoks, religioosse praktika jaoks vägagi olulised. Nii et see, ja veel selle šeik Nabi Uri või hetiid ja prohvet Uurija või kelle tahes haud seal on, seal käivad mitte ainult moslemid, vaid ka kohalikud kristlased, kui neil abi on tarvis, siis nad käivad sealt otsimas abi. Ja nagu vähemalt see šeik arvab, muidugi nad leiavad sealt, kui nad sealt otsivad abi. Ja neid kultuskohti, nagu ma ütlesin, on üsna palju ja vähemalt maakohtades nad toimivad siiamaani. Nagu ma ütlesin, linnade kohta, linnas on suhteliselt haritumad moslemid ja seal on sellise rahvaliku sufismi mõju väiksem. Ja seetõttu suur osa neid vanu klassikalisi sufi vennaskondi, nad kas on täitsa ära kadunud või on jäänud suhteliselt väikeseks, aga on ka erandid olemas. On olemas
mõned sufi vennaskonnad, mis õitsevad tänapäeva Süürias. Ja võib-olla, et kõige edukam või vähemalt üks edukamaid on Naqshbandi vennaskond. Naqshbandi vennaskond, see on üldse maailmas väga edukas sufi vennaskond, ta on tekkinud 14. sajandis Kesk-Aasiasse rajaja Naqshbandi, kes selle rajas, selle haud teatakse olevat Bukharas. Loodetavasti on seda ainus haud, väga paljudel tegelastel, pühadel tegelastel on mitu hauda üle maailma. Kui me šiitide juurde jõuame, siis me näeme ka, et üks inimene on maetud nii Kairosse kui ka Damaskusesse üheaegselt. Aga selliseid asju võib ka Lääne-Euroopas kohata. Aga see on Lääne-Euroopa tegelaste erinevatest haudadest, see on teine lugu, see ei mahu meie tänasesse loengusse. Cromwellil oli vähemalt, Cromwelliga räägitakse, et on olemas mitu kohta, kust niimoodi. Aga see Naqshbandi, see on suur, see on tõesti väga suur vennaskond, seal ei tantsita niimoodi. Seal minu teada vähemalt algselt Naqshbandis ei olnud ka niisugust rütmilist Allahi nime nimetamist, vaid pigem need niisugused vaiksed tikrid. Vennad, sufid istusid koos ja vaikselt meenutasid Jumalat ja Jumala nimesid. Aja jooksul on Naqshbandi muidugi väga arenenud, tal on igasugused kõrvalharud tekkinud ja ilmselt selline füüsiline tegevus tikril on ka kuuldav ja nähtav tegevus, vähemalt kuuldav tegevus on ka sinna jõudnud. Süüria Naqshbandi harud erinevalt teistest sufi vennaskondadest said üsna hästi läbi Baathi valitsusega ja Assadi valitsusega. No, selle Naqshbandi vennaskonna kohta öeldakse, et Süürias ta läks eluga kaasa. Ajakohastus. Ta pööras üha vähem tähelepanu sellele, mida me siin enne videotöölt nägime, need on teekond Jumalaga ühinemiseks, Jumala juurde jõudmiseks, Jumala tundmiseks. Aga Naqshbandi hakkas sellele üha vähem tähelepanu pöörama, rohkem on sinna tähelepanu pööratud sotsiaalsele tegevusele, hariduslikule tegevusele. Naqshbandil on olemas ka oma naissufide haru, mis tekkis just nimelt seal Assadi valitsemise ajal. Nad rajasid koole, kuna nad töötasid koos riigi valitsusega, siis neil võimaldati ka koole rajada kuni selleni välja, et Naqshbandil on olemas oma kõrgem kool, mis annab välja ka doktorikraade islami õiguse alal. Üldse see Naqshbandi vennaskond mitte ainult Süürias, vaid kõikjal, kus ta on tegev, ta on niisugune hästi šariaadi orientatsiooniga. Ta püüab olla väga ortodoksne islami vennaskond, kes järgib islami seadused, sest läbi ajaloo on olnud sufi vennaskondi, kes on ignoreerinud šariaati ja olnud ka oma arusaamade poolest üsna mitteortodoksed. Aga Naqshbandi püüab igal pool olla hästi ortodoksne, hästi korralik ja Süürias igatahes on valitsusega hästi läbi saanud ja Naqshbandi vennaskond ka levitab oma arusaamu kaasaegsete vahenditega, videodega, muusikakassettidega, internetimaailmas ja nii edasi. Ja tal on olnud ka oma edu tänu niisugusele tegevusele. Nii, aga läheme nüüd teise spektri teise otsa salafismi juurde. No, salafismi esimene määratlus,
temast tuleb nüüd natuke pikemalt juttu, aga salafismi esimene määratus on, et ta on niisugune väga konservatiivne islamistlik liikumine. Ma olen alati imestanud, et kui mõni religioosne või mõni liikumine tahab olla konservatiivne, siis see tähendab ju seda, et ta võtab mineviku traditsiooni hindab kõrgelt. Kui vaadata kristlust, siis kristlus on tegelikult, kui vaadata kristluse ajalugu, teoloogia ajalugu, kultuse ajalugu ma nii hästi ei oska öelda, aga teoloogia ajalugu kindlasti. Nii katoliikluses kui ka luterluses kui ka ortodokses on läbi 2000 aasta on üsna palju arengut olnud. Muutusi tähendab, võib öelda, et olud on muutunud ja seetõttu on erinevalt mõeldud. Mina ütleksin, et lihtsalt targemaks saadud 2000 aasta jooksul. Nii luterlus, katoliiklus kui ka teised. Ja kui tahta olla konservatiiv, siis peab ju mis ajast võtta see normatiivne aeg, normatiivne periood, mida tahetakse säilitada. Ma olen näiteks oma enda kirikus, luterlikus kirikus vaadanud. Kui seal on konservatiivid, siis mida nad võtavad? Kas nad võtavad eeskujuks 20. sajandi keskpaika, kas nõukogude aja kombed ja arusaamad, nõukogulikud? Või nad võtavad esimese vabariigi, mis oli üsna teistmoodi õhkkonnaga kui praegu näiteks. Või 17. sajandi või mis asja nad võtavad. Minu kogemus on see enda kiriku sees olnud, et niisugused minu vanused ja natuke vanemad konservatiivid võtavad oma noorpõlve aja. See tähendab sellise nõukogude ajal domineerinud arusaamad. See on vist poliitikas ka mõnikord niimoodi. Nüüd, kui me läheme islami salafismi juurde, siis see päris ehtne salafism, tema valib väga kindla perioodi, mille peale orienteeruda. Salafism tuleb ise araabiakeelsest sõnast salaf, mis tähendab esivanem ja igasugused suur osa semiidi keelte nimisõnadest ja omadussõnadest. Mitte küll kõik, aga suur osa, nad tulevad verbidest. Salafa on araabia keele verb, mis tähendab möödas olema, minevikus olema, eelnema, varem olema. Aga see tänapäeva salafism, vähemalt kui ta on läbimõeldud salafism, siis seal väidetakse, et need esivanemad, kelle orienteerutakse, need on 3 esimest põlvkonda pärast Muhammadit. Seda nimetatakse kuldseks ajastuks. Araabia või islami kultuuri kuldajast on midagi muud, see on palju hiljem Bagdadis. Aga päris islami kuldajastu on Muhammad ja mõned temale järgnenud põlvkonnad. See tähendab, et salafismi eesmärk on taas kehtestada see esimeste põlvkondade islam, nii nagu ta oli 7. sajandi 7. sajandil. Muidugi, kui nüüd kriitiliselt aus olla, siis tegelikult see on konstruktsioon, eks ole. See, milline islam välja nägi Muhammadi ajal ja järgnevate põlvkondade järel, see on paraku, see on kas uurijate, õpetlaste või islami tegelaste konstruktsioon. Konstruktsioon rohkem või vähem ebaõnnestunud või õnnestunud. Nii et väga tihti niisuguste asjade puhul on just nimelt see meie ajastu pilt mingist kaugest ajastust, kaugest või vähem kaugest ajastust. Ja me arvame, et need asjad olid tol ajal umbes niimoodi. Meie kahju küll, aga see meie oletus väga palju. Midagi loomulikult, mida rohkem sellega tegeldakse, uuritakse, seda täpsem see pilt on, aga ta on ikkagi rohkem või vähem uus konstruktsioon. Seal on palju asju, mitmeid asju, mida ühest küljest salafism tahab rõhutada ja taas kehtestada. Ja seal on väga palju asju,
islami elemente, millest salafism tahab loobuda, mille kohta öeldakse, et need on islamisse tunginud pärast seda kuldajastut, pärast neid salafa aega ja nendest tuleb islam puhastada. Mis on see, mida tahetakse rõhutada, väidetakse, et see oli tol ajal väga kõrgel tasemel ja nüüd enam ei ole. Neid on seal päris mitmeid asju, aga ütleme teoloogiliselt üks olulisemaid asju on tauhid. Araabiakeelne sõna tauhid või mõnikord mõnes kohas seda öeldakse tavhid, tuleneb verbist vahhada, ainus olema ja see nimisõna tavhid, ühesus või ainulisus või salafismi kontekstis ka monoteism. Kui te tuletate meelde natukene näiteks seda, mis meil druuside kohta rääkisime ja mis on tegelikult teistegi islami reformi liikumiste taga olnud, druusid ju rõhutasid, et nemad on väga monoteistlikud. Et nende meelest see kogukond, kus nad välja kasvasid, see oli see Fatimiidide ühiskond Kairos keskajal, et seal on see monoteism kipub kaotsi minema. Ja druusid ja paljud teised islami reformaatorid on taas avastanud, taas rõhutanud, et kaduma on läinud see õige monoteism ja see tuleb taastada. Keskmise moslemi mõtleja jaoks Kristus pole mingisugune monoteistlik usund, see on 3 jumala usund. Aga see on eraldi probleem, natuke oleme kunagi sellest ka rääkinud. Niisiis see tavhid on see range monoteism on üks neid asju, mille juurde tahetakse tagasi minna. See on üks väga oluline printsiip salafismi juures ja niisugune järjekindel salafism väidab, et tegelikult suur osa tänapäeva moslemeid ei ole enam päris korralikud, nad ei ole enam moslemid, nad on eksinud, nad on õigest usust ära langenud just nimelt seetõttu, et nad ei mõista seda monoteismi, seda tauhiidi õigesti. Et igasugused ja kõige hullemad tauhiidi rikkujad on nende järjekindlate salafistide jaoks sufid. Sufism on tulnud islamisse tunginud pärast seda kuldset ajastut. Ta on hilisem tulek, juba seetõttu tuleks ta ära kaotada. Aga veel see, et ta tauhiidist lugu ei pea. Eriti see tuleb praktikas välja, nii ütlevad salafistid sufismi kultuses. Igasugune hauakultus, see sufi šeikide kultus, see on jäme, silmatorkav, kohutav tauhiidi rikkumine. Seetõttu sufism on üks hullemaid asju üldse, mis tuleks kohe ära hävitada, ära kaotada. Ütleme järjekindlad salafistid, me tuleme nende juurde lähemalt ilmselt Saudi Araabiasse jõudes. Vahhabiidid, see on kogu Saudi Araabia niisugune religioosne kese on vahhabiitide liikumine, mis on salafismi võib-olla kõige vanem või üks vanemaid ja niisuguseid selgemaid avaldusvorme. Seal ju isegi tavaliste inimeste matuseid ei peeta. Inimeste viiakse kõrbesse ja unustatakse ära see laip. Sest selle matmine ja matuse ja haua mälestusmärgi panemine, selles nähakse kõik monoteismi rikkumist. See on surnud inimese poole pöördumine, tema kultus teatud moel. Igatahes täiesti järjekindel salafism püüab loobuda sellest. Aga neid asju, millest salafism tahab loobuda, on teisigi. Me oleme rääkinud, juba eelmine kord rääkisime sellest, et sunniitluses on 4 erinevat õiguskoolkonda. Järjekindla salafisti
jaoks ja see on ajalooliselt loomulikult õige, et koolkonnad tekkisid pärast seda kuldset aega, pärast seda aega, kuhu salafism tahab tagasi pöörduda. See tähendab seda, et kõik need traditsioonilised islami juriidilised koolkonnad tuleks ka ära likvideerida. Salafismi lõpetuseks veel nii palju, et salafism ei ole ka homogeenne ühtne, et kõik salafistid on ühte nägu. Ei ole, salafismi on ka mitut moodi. On väga suur osa salafiste on tegelikult, võiksime öelda, kvietistlikud. Nad püüavad iseennast muuta, iseennast tagasi viia, nad ei püüa teisi viia, vaid iseennast, eelkõige iseennast tagasi viia sellesse islami algaega, kõigest, mis vahepeal on tulnud loobuda. Nad ei ole ohuks ümbruskonnal. Siis on olemas niisugust poliitilist salafismi, kes püüab poliitiliste vahenditega ühiskonda mõjutada. Ja lõpuks on olemas džihadistlik salafism. See salafism, mis on aru saanud, et ühiskond ei taha muutuda, ei taha tagasi, kõik inimesed ei taha tagasi minna sellesse esimesse sajandisse. Ja kui nad ei taha minna, siis tuleb seda jõuga teha. Väevõimuga seda teha. Ja see on see niisugune, näiteks selle esindajateks on ISIS, eks ole, kes ISISe tegevus, nii palju kui mina sellest tean, on eelkõige suunatud mitte kristlaste, mitte ateistide, mitte eurooplaste vastu, vaid ta on valel teel olevate moslemite vastu suunatud. Valel teel olevate moslemite vastu suunatud ja püüd sundida neid õigele teele. ISIS ja Al-Qaeda ja siis see, millest ma loodan, et meil seminarist tuleb vast juttu, see Al-Nusra rinne. See, mis vanasti oli tegelikult ISIS või Al-Qaeda Süüria haru, mis nüüd on võimule tulnud Süürias. See on tegelikult sama taustaga, sellise džihadistliku salafismi taustaga. Nüüd Süüria sunniitluse lõpetuseks tuleb veel nimetada veel ühte nähtust Süürias, ühte liikumist, see on moslemi vennaskond. Mõnikord mõned uurijad ütlevad, et moslemi vennaskond on ka üks salafismi allharusid. Moslemi vennaskond sündib, temast ma loodan jõuame Egiptuses veel pikemalt rääkida natuke, aga ta sündis 1928 Egiptuses niisuguse eelkõige sotsiaalse ja haridusliku liikumisega. Ja selle moslemi vennaskonna, kui tüüpilise salafismi see raison d'être on see, et tagasi minna sinna esimeste põlvkondade juurde, siis moslemi vennaskonnal on natuke teistsugused eesmärgid, algselt vähemalt olnud. Euroopa, tähendab nii sekulaarsetest kui ka kristlikest mõjudest lahti saamine ja islami juurde tagasi minek, mitte esimeste sajandite, ilmtingimata esimeste sajandite, vaid üldsegi islami, et rajada, põhieesmärk on rajada islami riik, kus oleks šariaat kehtiks ja lõpuks rajada ka kalifaat, taastada kalifaat. See ei ole ilmtingimata esimeste sajandite juurde, see ei ole see, et loobutaks nendest islami nähtustest nagu sufism ja õigusteadus, mis vahepeal on tekkinud. Ei, nii mõnedki moslemi vennaskonna tegelased on olnud ise ka praktiseerivad sufid. Jah, nad arvavad, et ebausu asjad tuleks välja võtta sufismist, aga sufism iseenesest on vajalik islami institutsioon, nähtus, samuti see õigusteadus ja nõnda edasi. Ja islami vennaskond rõhutab seda, et läänest tuleb üle võtta kõiki, mis seal on kasulikku. Nii et vahepeal ju Egiptuses moslemi vennaskond sai võimule demokraatlike valimiste läbi. Nad on nõus, suur osa, aga need moslemi vennaskond on ka niisugune, et seal on igasuguseid alaliikumisi. Tal on poegi ja tütreid olemas. Ja üks tema, ma ei tea, kuidas te tahate nimetada, poeg või tütar on Hamas. Hamas, kes ei ole sugugi nii tsiviliseeritud nagu mõned teised islami vennaskonna harud. Ja Süürias on islami vennaskond tegutsenud väga, väga kaua aega. Seal on olnud neid islami vennaskonna tegelasi, ta on keelatud, kogu selle Baathi valitsemisaja oli ta keelatud ja vahepeal oli isegi periood,
kuskil 82. aastast peale, kui islami vennaskonna liikmeks olemine tähendas surmanuhtlust inimestele. Nii et seal tapeti vangilaagrides üsna suur hulk neid ära. 80. alguses oli Hama linnas suur ülestõus Baathi ja Assadi vastu ja seal mängisid juhtivat rolli just nimelt need moslemi vennaskonna tegelased. Hiljem on see moslemi vennaskond sunnitud olnud, ütleme, nende põhitegevus olnud eksiilis ja neil on see poliitiline dimensioon, poliitiline aspekt muutunud olulisemaks, nad on lahti öelnud relvastatud võitlusest ja praegu on üsna raske, mul väga erinevaid seisukohti on autorid, kes ütlevad, et tegelikult kui islamistlikud grupid on võimule tulnud Süürias, et siis moslemi vennaskonna roll on praktiliselt ära haihtunud, neil ei ole midagi eriti pakkuda. On teised autorid, kes ütlevad, et tegelikult nüüd ongi just moslemi vennaskonna aeg Süürias, et see poliitiline tiib saaks seal väga palju teha. Niimoodi, see oleks kõik, mis ma siin lühidalt oskan sunniitluse kohta öelda, sunniitluse kohta Süürias ja nüüd me peaksime edasi minema šiitluse juurde, aga täna vist lõpetame ära, et jätame šiitlus. Šiitlus on üsna kirju pildiga ka Süürias, aga me peame ta ilmselt ühe korraga ära rääkima kõik need erinevad arvud. Nii et suur tänu teile!